Tere taas üle pika aja siit Euroopa Parlamendist, seekord Strasbourgist, kus on käimas plenaaristungid. Ja nagu kõik juba valijad, toetajad ja muidu kuulajad teavad, siis kord kuus on meil siis Strasbourgis parlamendi nädal, kus on kõige olulisemad hääletused, debatid, kohtumised. Siia ma jõudsin eile hommikul ehk teisipäeval, täna on kolmapäev, 8. juuni 2022, aga tulin siis eile hommikul Strasbourgi peaaegu otse Ameerika Ühendriikidest. Nimelt nädalavahetusel olin ma läänerannikul USA's, osalesin ühel konverentsil nimega AMPFest, mis toimus siis Los Angelesest umbes 2 tunni kaugusel autoga sõita, väga kõrbeline ala, linna nimi on Indian Wells, nii et toimus selline konservatiivne parempoolsete konverents, kus mina koos siis ühe oma Austria kolleegiga siit Euroopa Parlamendist rääkisime Euroopa parempoolsetest liikumistest ja erakondadest ja nii-öelda Euroopa olukorrast, mis puudutab kõikide vasakpoolsete rünnakut siin parlamendis ja meie liikmesriikides. Sealt ma lendasin tagasi siis nii-öelda pühapäeva õhtul läbi Varssavi Tallinnasse ja tänu aja vahele, mis on 9 tundi, siis Los Angelese ja Eesti vahel jõudsin ma teisipäeva varahommikul kell 2 öösel Tallinnasse ja kell 6 hommikul, siis 4 tundi hiljem pidin ma lendama Frankfurti, kust ma liikusin siia Strasbourgi parlamenti. Ja olin enne lõunat kohal ja kohe lõunapaiku algasid esimesed hääletused ja debatid ja seejärel siis veetsin öö Saksa poole peal ja täna hommikust on jällegi töö pihta kõik hakanud. Kuid kõige olulisemast teemadest esiteks. Ma ütleks, et see nädal on siin üks kõige vast teravamaid, kui ma vaatan, mis on hääletusel. Nimelt nii täna kui homme on põhiküsimused kliimapaketis, kes on rohkem võib-olla meediat jälginud, siis vahepeal on ka Eesti meediast lühidalt läbi käinud Fit for 55 nii-öelda programm või pakett, millega on Euroopa Komisjon välja tulnud ja millega kahjuks ka enamus Euroopa Liidu liikmesriike on põhimõtteliselt nõustunud. Ehk kava, millega tahetakse saavutada siis kliimaneutraalsus aastaks 2055. Ehk juba umbes 30 aasta pärast, mis tähendab siis seda, et me peaksime vähem tekitama heitgaase, kui me suudame neid ära siduda. Üks osa näiteks sellest plaanist on kava lõpetada aastaks 2035 igasuguste sisepõlemismootoriga autode müük, ehk et uusi autosid enam turule ei tohiks tulla, mis on sisepõlemismootoriga, ehk kõik autod peaksid olema elektrimootoriga ja selle peale ma ütleks, et palju õnne kõik eestlased, kes elavad Võrumaal ja kes tahavad jaanuaris sõita näiteks Võrust Tallinnasse elektriautoga -30 õues. Või ma ei tea, soomlased või lätlased, kõik, kes me elame siin nii-öelda külmemas kliimas. Aga see on üks ettepanekutest. Lisaks on ka muid ettepanekuid, mis räägivad heitgaaside vähendamisest. Näiteks kui palju võivad ettevõtjad siis tekitada CO2, mis tähendab loomulikult tootmiskulude hüppelist tõusu. Näiteks kava sellest, millist kütust võivad kasutada lennufirmad lennukitel, mis tähendab muidugi hüppelist hinnakasvu ka lennupiletitel, et kui siiamaani võib-olla siis keskmine perekond saab kord aastas sõita odavate lennupiletitega kuskile puhkama, siis tulevikus saab sõita võib-olla kord 3 aasta jooksul, sest et maailma on vaja ju päästa. Aga täna olid siis esimesed suured hääletused meil ka selle paketi osas. Nii et kahjuks enamus asju loomulikult läheb läbi, kuna te teate, et siin Euroopa Parlament valdavas enamuses ei ole ju ratsionaalselt mõtlev kogu, kes lähtuks väga palju faktidest või päris elust, vaid nii-öelda idealistide ja fanaatikute punt, kes usub pigem oma mingisugust utoopiat, millel puudub igasugune side päris maailmaga või päris majandusega või päris inimeste olukorraga. Aga mis siin juhtus muidugi loomulikult ühe selle eelnõuga või parlamendi resolutsiooniga, mis peaks siis kinnitama Euroopa Komisjoni kava ja andma rohelise tule, see üks siis pakett kukkus läbi hääletusel tänu sellele, et lisaks meie poliitgrupile hääletasid vastu ka sotsialistid ja rohelised ja kommunistid. Ja tänu sellele siis umbes siin kuskil 50 häälega kukkus see pakett läbi. Ja raportöör, kes oli selle nii-öelda paketi siis autor siit parlamendi poolt Euroopa Rahvaparteist, lühidalt EPP, kuhu kuulub ka erakond Isamaa Eestist, siis tegi kõne selle hääletuse järel, kus ta oli väga nii-öelda marus ja vihane ja põhimõtteliselt sõimas sotsialiste ja rohelisi, et nemad nüüd hääletavad koos paremäärmuslastega, et see on kohutav päev Euroopa Parlamendile, Euroopa inimestele, et selline asi läbi kukkus.
Noh, ja seejärel võttis keegi teine sõna, kus hakati kaitsma, et küsimus ei ole, ma ei tea, paremäärmustega koostöös, vaid hoopis selles, et see pakett pole piisavalt ambitsioonikas. Ehk need põhjused, miks me vastu hääletame, loomulikult erinevad. Aga et kui meie näeme, et see kava lihtsalt ei ole realistlik, see plaan Fit for 55 ei ole lihtsalt kooskõlas nagu päris maailmaga, see kahjustab meie majanduslikku konkurentsivõimet globaalselt, näiteks Venemaa, Hiina ja USA vastu, see teeb elu kallimaks, see vähendab inimeste elatustaset. Ja see on põhjus, miks me vastu oleme, siis sotsialistid ja rohelised on vastu sellepärast, et ei ole piisavalt ambitsioonikas, vaid palju rohkem tuleks kruve kinni keerata ettevõtluses ja inimestel, kes tahavad sõita bensiinimootoriga autoga või lennata lennukiga puhkusele kord aastas. Või ettevõtjatel, kes tahavad võimalikult soodsalt toota kaupu, et need müüa tarbijatele, et kõik see on liiga vähe ambitsioonikas ja tuleb rohkem hoopis kõiki inimesi karistada, et nad üldse eksisteerivad ja elavad ja hingavad välja CO2, millega nad siis tekitavad kohutavat kliima soojenemist ja hävitavad maailma. Aga kokkuvõttes umbes poole tunni vältel käis meeletu siis nii-öelda üksteise sõimamine ja vaidlemine, mille peale kõige nii-öelda parema täpi hiile pani ICR-ist olev parlamendiliige, ehk siis ka nii-öelda konservatiivne poliitgrupp, kus kõige suurem jõud on Poola konservatiivid, Poola võimupartei, aga kuhu kuuluvad ka Rootsi demokraadid ja Hispaaniast Voxi erakond. Ja nende siis grupis on ka üks parlamendiliige, kes on siis must naisterahvas, ma isegi, mis maalt ta pärit on, äkki Belgiast, aga kes on nii-öelda must ja naisterahvas ja keda, ütleme, arvatavasti ükski naisterahvast liberaal kommunistide leerist ei saa ju nimetada paremäärmuslaseks. Ja siis see meie nii-öelda kolleeg, kes on nagu tõsimeele konservatiiv ja parempoolne, aga lihtsalt üks esivanematest on pärit Aafrikast ja ta on ka naisterahvas, tegi veel lõpetuskõne, et ärge tulge mind siin sõimama paremäärmuslaseks, et ei tea, mida see tähendab ja et see olgu viimane kord. Nii et emotsioonid olid päris palju laes, sest et see üks eelnõudest kukkus parlamendis läbi ja seetõttu kogu see pakett, mis oli 3 eraldi raportit ehk 3 nii-öelda eelnõud, saadeti tagasi komisjoni uuele arutamisele, ümbertegemisele. Nii et küll ta lõpuks kahjuks vastu võetakse kunagi, aga vähemalt terve mõistus võitis korraks ja nüüd on meil võib-olla ajapikendust võib-olla 3 kuud või 6 kuud. Lisaks sellele hääletustest veel siis on näiteks homme on hääletusel küsimus selle kohta, kuidas Hiina politsei on kasutanud liigset vägivalda protestijate vastu. Lisaks on olemas resolutsioon hääletusel homme, mis käsitleb abordiõigust maailmas ja meie Euroopa võimalusi justkui sundida teisi riike ehk eelkõige Ameerika Ühendriike lubama aborti. See tuleneb siis sellest, et eelmisel kuul USA ülemkohus hakkas analüüsima ja tõenäoliselt siis muudab kohtuotsust aastast 1973, kui anti universaalne abordiõigus kõikides Ameerika Ühendriikide osariikides. Ja nüüd, kuna aastaid on mööda läinud, pool sajandit on möödas, siis olukord on muutunud ja ülemkohus on veidi konservatiivsem, siis tahetakse see nii-öelda universaalne õigus võtta sündimata lapse elu, pöörata ümber, et osariigid saaksid osariigi tasemel otsustada, kuidas nad reguleerivad abordiõigust. Ja see loomulikult on kogu selle Euroopa Parlamendi liberaalse pundi marru ajanud, et kuidas nemad ei järgi meiega ühtseid väärtusi ja kuidas siis meie saaksime mõjutada ameeriklasi langetama ülemkohtu otsust siin nagu meie liberaalidele meeldival viisil, mis minu jaoks on muidugi täiesti absurdne ja haige mõtlemine, et Euroopa Parlamendil on üldse mingisugunegi moraalne õigus hakata dikteerima näiteks Ameerika Ühendriikide ülemkohtule või Ameerika Ühendriikide seadusandjale või kongressile või osariikidele, et kuidas nemad peavad oma perepoliitikat ajama või kuidas nemad võivad kaitsta näiteks sündimata laste elu või kuidas nad lubavad aborti, mis tingimustel. See on nende riigi siseasi ja see ei ole meie asi. Täpselt nagu see ei ole ka Euroopa Parlamendi asi, kuidas reguleerib seda Poola või Ungari või Eesti või Saksamaa. Et see on väga põhimõtteline küsimus, et kus on Euroopa Parlamendi pädevused ehk kuhu sa saad oma nina toppida ja kust hoia oma nina eemale. Aga igastahes see resolutsioon on homme hääletusel. Tõenäoliselt see võetakse homme kahjuks vastu, aga õnneks Euroopa Ülemkohus ei pea selle peale kulpi lööma, mitte Euroopa kohus, vaid Ameerika Ühendriikide ülemkohus, vabandust, ja ka Ameerika Ühendriikide kongress või kohalikud rahvasaadikud osariikides ei pea siis hirmunult vaatama, et mida Euroopa Parlament küll siin teeb.
ehk siis see ei ole muidugi mitte kuidagi siduv, aga lihtsalt poliitiline selline signaal või suunis, et Euroopa Parlament on justkui tõeline moraalimajakas, et rääkida, et iga naine võib otsustada oma keha üle, aga loomulikult see keha tähendab ka seda, et sinu sees on ka teise inimese keha ja ühel inimesel ei ole ju 2 pead ega 4 kätt või 4 jalga. Aga igastahes see on selline nii-öelda libe tee, kus hakata inimestega vaidlema, sest väga palju inimesi lähtub ainult emotsioonidest ja arvamusest, et mina ja maailm ja minu naba on kõige tähtsam, aga ma arvan, et see on omaette debatt. Igastahes mina olen seisukohal, et see on iga riigi siseasi, see, kuidas seda Ameerika Ühendriigid reguleerivad, on nende asi, kui Saksamaa teeb teistmoodi, on ka sakslaste asi ja kui meie tahame Eestis midagi ümber muuta, siis see on Eesti rahva asi, Eesti parlamendi asi ja sõltub Eesti ühiskonna soovist, mitte Euroopa Parlamendist. Ja veel debattidest, siis täna hommikul ehk kolmapäeva hommikul oli põhidebatt Euroopa Ülemkogu kohtumise teemal. Möödunud nädalal oli siis Euroopa Ülemkogu, mis on Euroopa Liidu riikide valitsusjuhtide kokkusaamine, kus Eestit esindas Kaja Kallas ja kus peaasjalikult siis räägiti uuest sanktsioonipaketist Venemaale ja alati peale Ülemkogu on ka järgmisel siis plenaaristungil Euroopa Parlamendis selle teema arutelu, kus on kohal tavaliselt ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa siis Ülemkogu eesistuja Charles Michel. Nii et nemad olid ka täna hommikul siin kohal, andsid ülevaate siis sellest nii-öelda arengust, sanktsioonide paketist, et mida räägiti ja seejärel toimus siis parlamendi liikmete vahel debatt ja mõtete vahetus. Ja see kõne, mida mina pidasin siis esimesena meie poliitgrupist, on juba üleval ka sotsiaalmeedias, Facebookis, ka minu YouTube'i kanalil, ka minu kodulehel jaakmadisson.ee. Nii et ma ei hakka seda kõne siin ümber dikteerima, igaüks näeb ja kuuleb seda, kui on soovi ja loomulikult saab seda ka edasi jagada. Aga lühidalt öeldes ma ütlesingi, et Euroopa Liidu asi on praegu ka tegeleda väga tõsiselt inflatsiooni küsimusega, majandusküsimusega, toidujulgeolekuga ja et kõik sanktsioonid on ju väga toredad ja vahvad, aga sanktsioonid on pikaajalised, see on pikema toimega, võib-olla 6 kuu jooksul või aasta jooksul, aga see, mida praegu Ukrainal on vaja raske relvastust ja sõjalist abi, et lüüa okupandid välja oma riigist. Ja kui Euroopa Liit on maksnud alates 24. veebruarist üle 50 miljardi euro Venemaale energeetika eest, gaasi ja nafta eest, siis see praegune panus, mida Euroopa Liit on andnud, on muidugi naeruväärne, mõne miljardi väärtuses sõjalist abi. Ja kui sakslased Olaf Scholzi juhtimisel põhimõtteliselt mängivad kahepalgelist peitust, et räägime ühte, aga teeme teist, ja kui Emmanuel Macron räägib midagi sellest, et ei saa alandada kuidagi venelasi ja tuleb säilitada Putini nägu, siis siin on hetkel vaja vaadata peeglisse Euroopa Komisjoni juhtidel ja väga tõsiselt mõelda välja plaan, et kuidas Euroopa Liit saab rahastada sõjalist tehnikat, mida saab saata kiiremas korras Ukrainale, sest see on abi, mis on kohese toimega ja lühiajaliselt kiiresti vajalik. Ja sanktsioonid võivad ju küll olla ja neid tuleb juurde keerata, aga see on pikaajalise toimega. Ja erilist mõju loomulikult see suvi sõjalisele olukorrale ei avalda. Mis veel? Reede hommikul hakkan lendama tagasi Eestisse. Vaatan, et Eestis on käimas juba uued valitsuskõnelused. Reformierakond on nüüd ainsana võimul, ehk et Kaja Kallas lõi minema koalitsioonipartneri ministrid ja valitseb nüüd üksinda nagu tõeline printsess või õigemini mitte küll enam nii ilus printsess üksinda riiki. Ehk kõiki neid ministri ülesanded, mida täitsid Keskerakonna ministrid, täidavad nüüd Reformierakonna ministrid. Küll nad peavad ikka olema võimekad ministrid, et saavad istuda siis 2 või 3 toolil korraga ja et näiteks, ma ei tea, justiitsminister Maris Lauri saab täita ka mõne teise ministeeriumi ülesandeid. Tõeline töövõime, imetlusväärne. Ja loomulikult Kaja Kallasel ei ole probleemi ju üksinda valitseda, hoolimata sellest, et parlament andis talle ju mandaadi moodustada valitsus koos Keskerakonnaga, mitte üksinda valitsemiseks. Aga mida me Reformierakonnas tahame? Igastahes loodame, et Eesti saab lõpuks normaalse, stabiilse valitsuse, kes väga tõsiselt juba hakkab praegu keset suve mõtlema järgmisele talvele, kuidas üle elada järgmine energeetikakriis, kõrged elektrihinnad, meeletu inflatsioon, mis on Euroopa kõrgeim, kütusehinnad, mis on nüüd küündimas juba 2,2 euroni liitri kohta. Siin näiteks Saksamaal on
bensiini hind 1,9 eurot liiter, diisli hind 1,8 eurot liiter, seega umbes 10–15% odavamalt saab osta sakslane kütust kui eestlane, aga ei ole lugu. Kaja Kallas on alati väitnud, et meie mitte midagi teha ei saa, valitsusel puuduvad hoovad ja lõppkokkuvõttes, et vabadus ongi kallis, et makske kinni, kannatage ära ja sõitke säästlikuma autoga, renoveerige oma maju, nii et tõesti väga eluterved soovitused Eesti inimestele, kuidas alla neelata valitsuse tegevusetus ja peaministri ülbus ja enesekesksus kuldlusikas suus. Seega loodame, et tuleb kiiresti stabiilne korralik valitsus. Ei ole olemas ühtegi perfektset valitsust, alati peab leidma kompromisse ja leidma mingisuguse ühisosa, et suudetakse koos jagada seda riigipirukat inimeste hüvanguks eelkõige. Ja tänasel päeval, nagu me teame, on kaks valikut, kas Reformierakond jätkab võimul koos sotsialistide ja Isamaaga või tuleb tagasi valitsus Keskerakond, EKRE ja Isamaa. Loomulikult mina olen veendunud, et Eesti huvides on ääretult see, et tuleks tagasi vana valitsus, kus oli ka EKRE, kelle juhtimisel näiteks 2019 esimese 4 kuuga langetati kütuseaktsiise, elektriaktsiisi, gaasiaktsiisi, millega langetati ka alkoholiaktsiisi, millega toodi tagasi mitusada miljonit eurot Eesti riigi eelarvesse, suruti läbi investeeringuid Eesti riigikaitsesse ehk näiteks rannakaitsevõimekuse tõstmisse, millele alguses olid kõik erakonnad vastu, et pole vaja, meil pole raha, et küll liitlased kaitsevad. Nii et kui me vaatame päris tegusid, siis tuleb loomulikult toetada seda valitsust, kus on EKRE, sest seal on teod, hoolimata sellest, et on inimesi vahel, kes kurdavad selle üle, et küll ikka keegi ütles midagi liiga krõbedalt või väidetavalt räuskas ja et EKRE esindajad ei ole kuidagi viisakad, siis loomulikult igas erakonnas on inimesi, kellel on erinev suhtlusstiil, ei ole olemas perfektseid erakondi, kus 100% liikmeid on ääretult tarmukad ja kõige targemad inimesed, see on igas erakonnas niimoodi, aga kui me vaatame tegusid, siis EKRE vastu kellelgi teisel eriti midagi vastu näidata pole, arvestades fakti, et EKRE oli valitsuses alla 2 aasta, aga tegusid tehti mehe moodi. Nii et loodame, et see valitsus tuleb tagasi järgmiseks 9 kuuks, järgmiste Riigikogu valimisteni ja et Eesti inimene ka siis lõpuks mõistab, et milline erakond seisab päriselt Eesti inimeste eest ja milline erakond seisab ainult oma rahakoti eest. Igastahes kohtume juba järgmisel nädalal Brüsselist, Euroopa Parlamendist uue nädala kokkuvõttega.